Olen toonud teid ühele RMK tüüpilisele lageraie rangile, mille peale on istutatud mändla. Ja tänu sellele, et ma olen seda lanki hooldanud siin aastaid, on see mänd siin üsnagi hästi kasvama läinud. Aga RMK-s on väga palju lanke, mida ei hooldata. Istutatakse tõesti miljoneid puid, aga ei hooldata hiljem. Ja jäävadki lõpptulemus on see, et taim hukkub ja jääb looduslikule uuenemisele lank. Ja millest see siis tingitud on? Et miks siis on niimoodi, et me meediakaja saatel istutame ja mässame, möllame ja oleme ägedad või? Istutame miljoneid puid ja siis äkitselt, kui meediakaja lõpeb, siis enam kedagi ei huvita, mis sellest taimest edasi saab. See on nagu täitsa huvitav, et kõik kiidavad seda RMK taevani, aga tegelikkuses, olgem ausad, metsa tuleb osata ka kasvatada. Et selle asemel, et istutada mitmeid miljoneid puid, istutaksime pigem vähem ja saaksime samas ka kõik langid hooldatud. Hetkel ongi põhiprobleem selles, et ühte istutatud lanki tuleb hooldada vähemalt 4 aastat. Ja iga aasta raiemaht suureneb, istutusmaht suureneb, aga mehi, kes istutatud lanke hooldaksid, jääb aina vähemaks ja põhjus on väga lihtne. RMK ei ole nõus maksma selle ränga töö eest mitte mingit mõistlikku hinda. Ütleme ausalt, rohi on rinnuni ja sa pead suutma siit leidma üles männitaimed, mis on täpselt ühte värvi rohuga. Ütleme niimoodi, et see vajab ennekõike osavust, kõva närvi ja head tahet. Mina isiklikult olen loobunud RMK-le tööd tegemast, sest RMK ei ole võimeline erasektoriga sammu pidama. Erasektori omanikud, kui nad istutavad metsa, siis nad istutavad oma raha, panevad oma hinge sinna puule. RMK istutab ka, aga RMK-l on ilmselt raha nii palju, et ta võib lubada endale seda, et enamus kultuure jääb hooldamata ja mõte on see, et küll järgmine aasta hooldame, et jätame mõne aasta vahele. Aga mida see mõne aasta vahele jätmine tähendab? See tähendab seda, et juba ainuüksi 1 aastaga vahele jäetud kultuurihooldus tähendab surnud taimi. Eriti männilankide puhul, kus rohi kasvab ja lämmatab taime ära. Kurb on vaadata, kuidas RMK raiub tohutult, istutab tohutult ja siis äkitselt kõik tühjus, enam ei huvita, mis edasi saab. Need vaesed mehed, kes praegu lõikavad neid kultuure, see hind on naeruväärselt väike. Et minu palve ongi, et vahest ehk lõikame vähem, istutame vähem ja hooldame neid lanke, mis on juba maha lõigatud ja mis on juba istutatud. Hoiame niimoodi korda, et mis mõtet on panna seda raha sinna hakkama, kui see taim mitte kunagi puuks ei kasva. Et selles mõttes, et inimesed oleksid nõus tööd tegema, mehed on valmis tööd tegema, patriootlikkus on olemas, tahe metsa kasvatada on olemas, aga õige töö eest ka õige hind. Selles mõttes, et kes see kujutab ette, rinnust saati rohi, pead üle pinna, oksavaalud, kõik pead lagedaks lõikama. Esiteks tohutu küttekulu, närvikulu, kõige hullem, kui veel mõne taime ka maha lõikad. Vaata, lõpuks pead selle ka kinni maksma. Ja päevas lõikad 0,5 hektarit üle pinnalist. Hektari hinne on 120 eurot. Saad 60 eurot, saab firma. Kui palju see töömees siis saab sealt? 10 eurot. Tal on kodus 2-3 last, keda on vaja toita. See on absurdne. Selles mõttes, et RMK peab aru saama sellest, et metsa tuleb kasvatada mõistusega ja tuleb investeerida raha õigesse asjadesse. Ei ole mõtet istutada kõik langid täis, kui ei suudeta neid taimi ka hooldada. Et minu palve ongi, et ärme siis raiu nii palju.
hakkame mõistlikult metsa majandama. Erasektor tegeleb selles suunas, aga RMK minu meelest liigub üldsegi vastastikus suunas. RMK eesmärk on 40 miljonit kasumit. Suunake siis sellest kasumist paar miljonit kultuurihooldusesse või? Ja uskuge mind või, me saame lõpuks endale ilusad, võimsad männikud, kuusikud, kui me oskame neid ka kasvatada. Kahjuks hetkel RMK minu hinnangul hooldab ainult neid lankisid peamiselt, mis on tee äärtes või. Ja need, mis langid nagu silmast kaugemal on või, tihtilugu need jäävadki hooldamata. Aitäh kuulamast!